tere, minu nimi on Kersti. Olen maagilise reiki meistri teekonnal. Tänases videos soovin rääkida oma meistri teekonnast, mis algas veebruaris, mis taipamised ja selgused, märkamised on tulnud läbi selle teekonna. Samuti vastaks meie meistri küsimusele Kaia poolt, kus siis me oleme kõik juba ära märkinud selle, et meid on mõjutanud väga tugevalt vägivallatu suhtlemise raamat. Samuti mulle mõjus ennem seda Eckhart Tolle raamat Kohaloleku jõud, väga avardav raamat hetkest elamisest. Siis nüüd olen alustanud sellist raamatut nagu Hinge tagasitoomine. See on niisugune šamaani temaatiline raamat, et kuna ma alles alustasin seda, siis ma täpselt ei tea, kuhu see mind viib, kuid see raamat on mind tõmmanud juba tükk aega. Minu taipamised ja märkamised siis meistri teekonnal. Ma ütlen niimoodi, et kui ma alustasin oma reiki teekonda eelmise aasta alguses, siis ma pean ütlema, et sellel aastal see meistri teekond, see areng on olnud minu sees ikka väga tohutu. Et kõike ei saagi sõnadesse kirjeldada, sest see on rohkem tunnetuslik. Aga see eelmise aasta arenguga võrreldes on ikka kordades kiirem olnud, kordades sügavam ja uskumatud avanemised on minu sees toimunud, mida mina tunnen. Väga huvitav on olnud selline areng, et ma tunnen, et kui mu keha sees on pinge, siis mu keha hakkab vastavalt et seda pinget lahustada, hakkab mu keha tegema niisuguseid mingeid liigutusi, võimlemisi, et lahustada see kehapinge. Ja see on väga hästi toiminud, väga hästi mind aidanud. See on samuti aidanud mul valu tunnetada hoopis teistmoodi. Et kui mul ennem oli näiteks lihasvalu kuskil jalas, siis see lihasvalu kuidagi ma hingan sellest läbi ja see kaob. Et mul on kadunud ära nii-öelda eelnevalt olnud probleemiks mul sääremarjas tekkiv pinge, niisugune kramp. Ja nüüd on need mul ära kadunud, sest see tuleb ja see momentaalselt kuidagi mu keha teeb mingeid niisuguseid võtteid, mis nii-öelda laseb selle lahustuda automaatselt. Ma ei tea, kuidas see toimib, aga see on väga põnev. Samuti ma ütleks, et see on avanud mind teistmoodi kuidagi mõtlema, tunnetama, nagu see vägivallatu suhtlemise raamat on pannud teistmoodi vaatama, kuidas ma suhtlen inimestega, kuidas inimesed suhtlevad omavahel, tegema muutusi ja korrektuure iseenda elus ja palumas seda teha ka teistel inimestel. Samuti ma ütleks, et need avardumised, mis on tulnud nii-öelda minu sees, on uskumatud, et ka praegu siin looduses ma olen põhjusel, et mind lihtsalt kutsus täna selline tunne, et ma pean tulema siia loodusesse, süütama lõkke ja tegema ühe rituaali, sest mu hing
nõudis seda. Ja ma tegin seda ja see oli nii tore, et iga päev, ma ütleks, on huvitav, isegi sellised blokeeringukohad, madalseisud, ka need tulevad ja ma tean, et need lähevad mööda. Need on millekski mulle head, need aitavad minu kehal nii-öelda võtta vastu see informatsioon, mida mu keha praegu tohututes kogustes läbi töötleb, läbi minu. Seega ma arvan, et tegelikult me alles alustame teatud mõttes seda kõike. Me oleme võib-olla jõudnud väga suurde arengusse ja samas mulle tundub, et need suuremad arengud või heureka momendid on alles tulemas. See on tõesti väga põnev teekond ja ma ei suuda oodata, millega see kõik edasi läheb. Teiega, meie kallid meistrid, kohtume siis juba järgmisel nädalal. Uskumatu, kui kiiresti see aeg on läinud. Seega kohtumiseni. Lähen nüüd oma hobuseid ja redeleid joonistama, et järgmine nädal teada saada, mis sellest pildist siis välja tuleb. Kohtumiseni, õnnistused teile, aitäh!